Toomas Lauri autorisaade. Minu vanuste juhti ja õpetajad tollel ajal, eks ju, Vladimir Ilitš Leninit, siis tema ütles, et poliitika, see on kontsentreeritud majandus. Kuna ma olen majandust natukene teinud, siis võib ju öelda, et oled ju otsapidi nagu poliitikat teinud. Aga jah, et otseselt ma valimistel ei ole kandideerinud, ega üheski parteis ma ei ole. Aga kommunist olid? Ei olnud. Ma olin küll, mis need olid, me olime oktoobrilaps, siis olin pioneerid, siis olid komsomolid. Komsomol oli veel viimane ja siis ma juba, see oli aastast 84, jõudis mulle see pärale arusaamine, et kuidas normaalne inimene saab seda uskuda. Ja siis ma mäletan tipis, kui ma olin esimest aastat majandusteaduskus, pandi selle komsomoli organisatsiooni juhiks, ma olin küll aktiivne ja see läks minu põhimõtetega vastupidi ja ma ei teinud midagi, siis aasta lõpus oli suur häbistav koosolekus, mind siis lahti lasti sellest ametist. Et see lõppes ära jah, 80, kui ma sain nii-öelda täisealiseks ja ma arvan, et täna, kui meil käib debate selle üle, et kas anda seal 16-aastased valimisõigust ja et ma arvan, et võib-olla uued noored on hästi arenenud, aga mina mäletan oma noorust küll, et ega enam 18 sa olid ikkagi liialt noor selleks, et oma teed veel käia ja pärast seda ma ei saanud ma aru nendest, kes kõva häälega rääkisid seda, kui hea on see sotsialism ja et kuidas need mandunud lääne kapitalistid meie head ja õnnelikku ülesehitustööd katsuvad ära rikkuda. Siis täpselt need samad inimesed räägivad nüüd, et kui head need mandunud lääne kapitalistid on ja kui halvad on need, kes seal ida pool on, et täiesti selgrootud mõttetud. No ma lisan, et sul on väga palju fänne, kes mulle helistavad või kirjutavad. Sa räägid hästi, siis ma küsin, et teadmised on tulnud sul sellest, et sa oled ettevõtja ärimees, kelle liigud väga palju maailmas ringi, sul on väga palju sõpru, kelle kes sa informatsiooni saad ja selle põhjal on sul hea rääkida. Jah, et see on sul küll õigus, et nagu ma olen sulle öelnud, et suurem osa oma teadlikust elust olema elanud võõra rahva seas, et mitte Eesti Vabariigis, aga teiste rahvaste ja inimeste seas ja loomulikult seal on päris palju selliseid toredaid ja tarku inimesi, kes sind arenevad ja edasi viivad ja ütleme see kõige sellisem suurem algus või oli siis, kui ma läksin veel nõukogude ajal, eks ju, õnnestus Ameerikasse minna ja ma sain seal tuttavaks oma ameerikalaste emaga, kes oli lõpetanud Berkeley ülikooli political science cum laude, siis oli lõpetanud selle Berkeley ülikooli, kus siis oli tollel ajal öeldi, et seal on rohkem kommuniste kui Nõukogude Liidus ja samal ajal oli ta ka seal töötas Hooveri instituudis ja Hooveri instituut on siis seal Stanfordi ülikooli juures olev mõttekoda, kus siis koondas kõiki sellised tolleaegseid korufeesid ja seal olid väga huvitavad ja arendavad vestlused ja ma pean sulle ütlema seda, et isegi nende inimestega suheldes ei saanud ma nagu märkamata jätta, et Pärnu Jaagupi keskkool ja Eesti Vabariigi Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi harituse tase ei jätnud mind hätta nendega väitlemas, kas geograafia ajaloo teemadel või seosete teemadel, et selles suhtes oli väga arendav ja siis ka muidugi seal Monterey's on päris huvitav sõjakolledž, mis on suht salajane ja siis üks sealne professor, kellega me käisime hästi tihedalt läbi, tema andis ka nagu väga palju sihukest nagu tõuget ja pärast seda olen ma nagu jäänud suhtlema paljude inimestega ja jälgin, mis toimub nagu maailmas just sellepärast, et nii kui sa ei jälgi, siis saad kohe karistada selle eest, et oleks ma 2021 aasta detsembris rohkem tähelepanu pööranud sellele, mida venelased ütlesid ja tulid välja oma ettepanekutega, mille üle meie nii-öelda siis see eliit ja kogu lään irvitas ja ütles, et mida te veel ei taha, seda sõda ei oleks olnud, kui oleks sellele vastu tuldud ja lihtsalt nagu see arrogantsus ja arvamine, et ainult te oletegi maailm, on viinud selleni, mis me tänane situatsioon siin maailmas on. Et sõda käib ja nagu sa tead, me astusime veel väga pika sammu selleli, et tuleks ka tuumasõda
õigemini me oleme millimeetri kaugusel sellest, et see tuleb ja noh, mingi suur muutus tuleb väga-väga lähiajal. Paljudki küsivad, et kus sa nii tark oled, aga me saime osalt juba teada, et sa oled saanud hea hariduse, ka oma kooli sa kiitsid, mida paljud ei tee ja teiseks, et sa ise oled selline püüdlik ja sul on olnud väga head sõbrad, kelle kaudu on sul olnud informatsiooni ja sa oskad seda analüüsida, jälgida, mille tulemusena oled sa siin ka meid valgustanud. Nojah, vaata, ega siis sa ju tead ise, et kui sa ei räägi seda narratiivi, mis on ette nähtud, noh öelda nii, nagu oli kunagi, eks ju, meie nooruses nõukogude ajal, kui sa nagu julgesid kahelda Lenini või kellegi teesides või selles jamas, mis nad sulle ajasid, siis sa olid kohe ju lääne agent. Nagu sa täna ei räägi seda narratiivi, mis on ette antud siis nagu Ameerikast sajanistide poolt, siis sa oled ju kohe Vene agent ja Putini jutupunktide aja ja kõike muud, eks ju. Lihtsalt noh, veel korra, ma olen siin mitu korda rõhutanud ja ma tahaks veel korra nagu rõhutada. Kallid eestlased, et saate aru, et mitte midagi head ei ole meil oodata ei venelaste poolt ega ameeriklaste poolt. Nemad on meie jaoks täpselt ühesugused tõprad, ei ole ühed paremad kui teised. Meil on vaja ajada oma asja ja oma asja saad ajada ainult siis, kui sa oled selgesõnaline, sa oled väärikas. Aga noh, seda kahjuks meil ei ole, me oleme alati kellegi teiste tuuledest tõmmata, kellegi teiste instruktsioonide järgi käitume või meie eliit, mitte mina, aga noh, vähesed on need, kes julgevad püsti tõusta ja öelda, et kuulge, et nalja teete või, millest te nagu räägite. Nii, sissejuhatus on tehtud ja lähme siis esimese teema juurde, et kas need sanktsioonid, mis on siin nüüd peale pandud Venemaale ja meie valitsuse liikmed kõik rõõmustavad, peksavad käsi kokku, et kohe isegi meie president teatas, et Venemaa kukub kohe käpuli, et mis need sanktsioonid üldse on, selgita meile kõigile, ega mina ka ei oska aru saada täpselt, mis see sanktsioon on ja mis on tema ülesanne. No vaata, pane tähele seda, et me viimased 3 aastat kuuleme kogu aeg, kuidas Venemaa kukub käpuli ja me sanktsioneerime siis nende majandust, nende inimesi, nende ettevõtteid ja kohe nemad kukuvad kokku. Ja räägime kõigepealt sanktsioonis. Sanktsioon on siis see, et sa keelad teha mingit, nagu kunagi oli, mäletad, lindpriid, kes visati ühiskonnast välja ja keegi ei tohtinud nendega suhelda, keegi ei tohtinud neile abi anda, ei süüa anda, ei raha anda, ei toetada neid, ehk siis nad kutsuti lindpriideks. Noh, sisuliselt on see sama nüüd riikidega, ehk siis, et sulle öeldakse, et vaat nende Vene ettevõtete või nende kaubagruppide või siis nendega sa ei tohi äri ajada ja kui sa nendega äri ajad või neid toetad, siis saad sa karistada. Noh, see on sisuliselt sanktsioon, aga vaata, sanktsioon on nagu selline 2 teraga mõõk, et ta kindlasti ahistab ja kitsendab nende inimeste tegevust, kes on siis sanktsioneeritud ja noh, näiteks sa ei saa reisida või võetakse su varandus käest ära või ei lubata sinuga nagu asju ajada. Ja ka teistpidi, ärme unusta seda, et sanktsioon alati lööb ka seda poolt, kes see sanktsioneerib. Ja noh, nagu me ju teame väga selgelt, et kui nüüd öeldi, et me ei osta venelaste naftat ja gaasi ja lasti see venelaste siis see taristu, see Nord Stream 2 õhku, siis täna, mis on siis see reaalsus? Reaalsus on see, et Saksamaa ja Euroopa ostavad 3 korda kallimat gaasi, NLG-d ameeriklaste käest ja võrreldes siis selle torugaasiga, maagaasiga on NLG kordi rohepöörde vastu, see tähendab seda, et on oluliselt ressursimahukam ja oluliselt reostavam, kui on siis see maagaas. Ehk siis, et mida me oleme saavutanud sellega, et me oleme saanud oluliselt kallima ja oluliselt keskkonnavaenulikuma produkti ja rohkem mitte midagi. Venelased ajavad rõõmsalt oma asja edasi, nad jah, neid on kindlasti, neil on keerulisem, eriti selles FIF-süsteemist, aga ma olen rääkinud oma heade tuttavatega Iraanist ja kui sa tead, nad on 79. aastast sanktsioonide all. Ja see, nad peavad ju kuidagi ellu jääma ja mida see nagu toob endaga kaasa. See toob endaga kaasa selle, et sa hakkad nuputama, ehk sa võtad oma sisemise ressursi kõigepealt ja arendad seda, pluss sa leiad teised mõttekaaslased, kes sinuga on. Ja vaata, kui oleks niimoodi, et oleks ainult üksi sanktsioneeritud, noh, ma ei tea, Venemaad. Sa tead ikka seda, et Ameerikas oli kunagi 20 aastat tagasi oli võib-olla seal 200-300
sanktsioonitud isikut või ettevõtet või noh, mis iganes, siis täna neid on kümnetes tuhandetes. Ja noh, vaata, sa ei jõua enam hallata seda, ehk siis nad kaotavad oma mõtte. Ja noh, minu arust nagu Euroopast ma ei saa nagu üldse aru, et nemad kõvasti sanktsioneerivad, oma majandus kahaneb, kogu Euroopa saab sellest väga palju kahju. Ma julgeks öelda seda, meie Eestis oli palju sulle öelda, et meie majandus kasvab 1,4% ja noh, reaalsus see, et kahanes 0,3 ja nii juba vist 30 kvartalit või 30 kvartalit järjest. No mille üle me nagu siis rõõmustame, kuidas see nagu meid on aidanud ja mida te olete nagu venelaste teinud ja vaata, jälle geopoliitiliselt, Toomas, mis on väga oluline nagu vaadata, mis on venelane teinud. Venelane on see, et ta ei vaata nagu west ehk siis läände, ta keerab oma näo itta. Ja kes tal on idas vastas? Idas on vastas Hiina. Ja kui sa jälle vaatad seda, et ameeriklased ütlevad, et me peame Euroopast ära minema sellepärast, et meil on vaja contain ehk siis taltsutada ja ohjeldada Hiinat, ja, siis täna on Hiina läinud sellega palju tugevaks, et tal on partner Venemaa. Mis juhtus mais see aasta, kui oli Moskvas paraad, võiduparaad, tuli ju Xi Jinping, Hiina juht tuli kohale ja nad tegid koos Putiniga memorandumi. Meil ei ole ju seda trükitud, on ju, kus oli väga selgelt öeldud, et need kaks maad toetavad üksteist nii heas kui halvas. Nad astuvad selgelt vastu kolmandate riikide püüdele neid ahistada, ehk siis on mõeldud Ameerikat ja Euroopa Liitu, ja mitte miski ei löö kiilu nende vahele. Mida tegi Kissinger koos Nixoniga 1972? Ta lendas Hiinasse, et normaliseerida ära hiinlastega suhted, et nad ei oleks koos venelastega. Sest nad kandsid, et see on geopoliitiline oht nende eksisteeringule. Nii täna on täpselt see, mille vastu ise võitlesid, on nende tegevus viinud selleni, et idas tuleb suur jõud ja minu arust meie eestlased peaksime väga ruttu sellega arvestama hakkama. Ehk vaatama, kuidas meie positsioneerime ennast selles kahe suurvõimu vahelises võitluses ja ma ütlen teile, jäädes Ameerikaste sabarakkudeks on meile väga-väga ebamõistlik ja kahjulik. Maailmas äritegevus käib, see ei kao ju kuskile. Ma toon sulle väga selge näite, mis on eriti absurdne. Kui sa paned tähele, kes on täna siis Aasia kõige kiiremini jõukust kasvatav inimene, ma ei suuda ta nime kunagi meelde jätta, India mees, kellel olid refinerid ehk siis rafineerimistehased. Ja mis ta teeb? Võtab odavad, kuna venestel on raskus, nad müüvad diskonteeritult oma naftat, teeb sellest bensiini ja müüb itaallastele, sakslastele. nii et Vene naftast tehtud bensiiniga sõidavad täna autod Itaalias ja Saksamaa. No mis sanktsioonid need on? Keegi saab nagu väga-väga jõukaks ja täna tema tuleb Aasia üks jõukamaid inimesi saab temast sellest, tänu sellele. Ja kui sa veel paned tähele, võib-olla inimesed ei pane tähele oma sanktsioonide ja et nagu Putin ütles kunagi, et mitte Venemaa ei läinud dollarist ära, vaid dollar läks Venemaalt ära, et ameeriklased oma sellise hegemooniaga ja ütlevad, et dollar peaks olema maailma rahvusvaheline maksevahend, ja siis samas nad kasutavad seda politiseeritult ja ütlevad, et ei, teie viskame dollarist välja, hiinlased, teile me paneme kisendused peale, no ei saa teha jälle sama asja, nagu sa tahad, et see on nagu maailma valuuta ja siis kasutada seda poliitilistel eesmärkidel, siis need, kes sellest kannatada saavad, ju tulevad kokku ja ütlevad, okei, me peame midagi muud välja mõtlema. On ju nii, me ei saa lasta, me oleme riik, me peame ennast kaitsma, me peame oma huvisid kaitsma. See sama, mida ma Toomas katsun kogu rääkida, et Eesti peaks ka oma huvisid kaitsma. Nii, mis siis on juhtunud? Täna 90% Vene ja Hiina vahelistest tehingutest toimuvad juaanis ja rublas, sama on ka India, ruupia ja Vene rublas. Sama on Iraaniga, ehk nad lähevad oma rahvusvaluutade peale üle. Teiseks, BRIC, nagu sa tead, kasvatab oma musklit, kasvatab oma võimu ja nad on juba väga lähedal ja teevad alternatiivse maksesüsteemi. Ehk siis dollar maailmas kaotab oma tähtsuse. Ja mäletad, rääkisime sellest, kuidas Gaddafi Liibüas alla kukkus või maa ära tapeti. Üks põhjus oli muidugi see, mis oli Iisraeli huvid, et ta ei toetaks Palestiina vabadusvõitlust, aga teine oli see, ta läks ju OPEC-isse ja ütles kõva selge häälega, et mehed, nüüd teeme nii, et me nende lepalehtede eest enam
naftat ei müü, hakkame kultinaariast müüma. Noh, see muidugi Ameerika juutidele oli punane joon ja see oli üks põhjus, miks ta sealt ära tapeti ja kogu maa on nüüd katastroof. Nii et Eesti on maailmas küüne musta suurus või isegi väiksem, aga ometi meie 2 ministrit, keda siis iga päev näidatakse, välisminister Tsahkna ja sõjaminister, kaitseminister Pevkur, kes siis ütleb, me peame olema eesrinnas aktivistid, ometi võiks, nagu sa õieti ütles, arendada oma väikest Eestit, me võiks olla ka täpselt nagu Liechtenstein, kus iga inimene teenib aastas 100 000 eurot raha. Miks Eesti seda teeb? Nad on rumalad või nad on kellegi poolt ära ostavad tüübid? Nagu ma sulle ütlesin, ma õnneks väga vähe vaatan üldse Eesti televisiooni ja ma peaks kindlasti mingis teraapias olema, kui ma seda vaataks, sest et mulle on see täiesti arusaamatu. Minu arust need inimesed on 2, see on minu personaalne take, on see, et kas nad on tõesti ääretud rumalad, millest ma sügavalt kahtlen, kuigi Tsahknal vist ei ole isegi formaalset haritusest rääkimata, või nad on lihtsalt pahatahtlikud Eesti suhtes ja kellegi teise palgal. Ja ma arvan, see viimane on siis nagu tõesem, et vaata, kui siin ma jälgisin ja lugesin seda, kuidas Vene see kaasmaalased ja see Pervõi fond rahastab siis nagu nii-öelda Vene huvisid siin ja küll propagandistidele makstakse, siis mind väga huvitab see, kui palju ja kus kohast, mis MTÜ-des saavad siis raha need, kes ajavad siis meie jaoks täitsa segast ja sooja juttu, sama trummipõrinat ja neid sanktsioone. Mind huvitab väga palju MI6 või see 6 ja palju luurekeskagentuur ja kogu nende network siia Eestisse raha paneb. Ma tean lihtsalt seda, et ma kuulasin kolonel Lawrence Wilkinson, kes oli siis, kui see nimi on nüüd see Colin Powell oli siis juht, siis tema oli see chief of staff, oli siis Colin Powelli ajal ja tema ütles, et 2000. aastatel siis käis tema siin Ida-Euroopas, ehk siis Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi ja tema ülesanne oli siis see, et õiged inimesed siis võidaksid valimised. Ja, nagu me teame, kes on meil siin suurem osa võimul olnud, siis on see reform, ja et mind nagu väga huvitab, et nagu me teame Ligi koos oma Febifondiga, kus need rahad tulevad, kuidas need rahad liiguvad, kus nad raha saavad, et me teame seda ja paljastatakse, kuidas venelased seda teevad, mind huvitab väga, kuidas ameeriklased ja inglased seda teevad meie nii-öelda eliidiga, väga oleks huvitav teada, aga sa ju tead, et ükski ajakirjanik seda ei saa ette võtta, sest ta kohe lõpetab mati peal. Jah, kahju, et need mehed, kes võiks Eesti eest seista, reform on tõesti väga pikalt olnud ja majandust arendada, aga tegeldakse neid asjadega, mis meie majandust edasi viia. Ma ütlengi, et kui ma vaatasin eelmisel pühapäeval Ukraina stuudiot, kus meie mehed rääkisid, et kus on Ukraina läinud tugevaks, ta suudab ise venelastele ilma Ameerika ja Inglismaa toetuseta anda siis nende tuumakandjate, nende lennukitele siis tõelise hoobi. Ma ei tea, öeldakse, et 34% Venemaa tuumavõimekusest lennukite näol on siis kadunud. Ja teiseks, mis on väga oluline, et see arusaam tekitada inimestesse, et Ukraina on juba mingi imeriik. Kõigepealt alustame sellest, ma jällegi jumal tänatud ei vaadanud seda saadet, aga nüüd see inimene, kes ütleb, et ukrainlased korraldasid selle Venemaa strateegilist tuumajõudude pommitajatele selle aktsiooni, on kas täiesti loll ja peast põrunud või ta ei tea, mis ta räägib ja on kellegi teise palgal. See on selgelt luure keskagentuuri ja MI6 ehk inglaste operatsioon, kuhu olid ka kaasatud siis SBU ehk siis ukrainlased. Sest vaata, nagu sa tead, START-leping ja mis ütleb START-leping, ütleb see, et relvad, mis on võimelised kandma tuumapomme Ameerika ja juba Nõukogude Liidu vahel, oli siis leping, need peavad olema välja pandud, et satelliidid näeksid ja reaalajal saaks vaadata, mis seal toimuvad mingid muutused või ei toimu. Samamoodi nagu venelastel on need välja õue pargitud, nii on ka Ameerikas, eks ja Whittaker, Missouri baasis, Lõuna-Carolinas, selles Põhja-Dakotas on need baasid, B52 ja B2 on samamoodi pargitud. Nii, nüüd
ukrainlastel satelliidi seda luuret ei ole, see on kõik ameeriklaste poolt neile antud. Ja nagu sa võib-olla panid tähele, 2 korda on nüüd Trump jäänud naerualuseks, vähemalt mõtlevate inimeste ja analüütika seas, on see, kui ta ei teadnud seda, et luure keskagentuur ja Inglise luure koos ukrainlastega tahtsid Putinit oma kopteris alla lasta. No tehti ju atendaat, prooviti teha atentaati Putinile, kui ta lendas helikopteriga Kurskisse, üle 500 drooni ründasid tema lennukit, see ei tulnud midagi välja. Ja siis, kui siis oli see 24-25 mai, kui Putin siis andis vastulöögi üle 380 drooni ja 86 või 90 ballistilise raketiga, siis meie propaganda kiljus, et issand, et ründab tsiviilobjekte, sest vist 28 tsivilisti said surma. Kujutas ette, milline jõud lendas ja ainult 28, mida ainult, iga surm on ääretult kahetsusväärne, katastroofiline. Ja et ründas tsiviiltaristust, mis täielik jällegi, milleks just jama kirjutada, ära kirjuta midagi, aga sellist lolli juttu ei ole ka mõtet kirjutada. Sõjavägi ründab 86 ballistilise raketi ja 300 pluss drooniga ja 28 või 30 inimest tsivilisti saavad surma ja see ongi nagu, see ei ole tõsiselt võetav. Ja mis mind häirib see, et mitte see, et tsivilistid ei saaks surma ja ei tuleks õnnetusi, on kui sa vaatad vähegi, isegi mitte, ma ei jälgi venelaste kanalid, mitte ühte. Küll aga ma jälgin ameeriklasi, kes on nagu siis nii-öelda ajakirjanikud, kes nagu näevad nagu mõlemat poolt ja mis on seal Venemaal, on täpselt samamoodi, süüdistatakse neid ukrainlasi nende kortermajade, lasteaedade, koolide pommitamises täpselt samamoodi nagu mõlemat pidi käib see propaganda, nii et ma ei taha siin nagu seda sõna võtta, ei ole üks parem kui teine. Ja nüüd, kui sa paned tähele, mis nüüd retoorikas muutus pärast seda, kui see rünnak siis toime pandi, siis ju Putin ütles, et need on terroristid. See tähendab seda, et mina arvan, et jällegi, vabandust, et miks Trump jäi teist korda lolliks. Nüüd, kui see rünnak toimus, siis ju Trump helistas Putinile, mitte vastupidi. Ja miks ta seda tegi? Sellepärast, et ta siis on see nii-öelda see luureorganisatsioonid ei viinud teda kurssi. Ta ei teadnud, väidetavalt ei teadnud sellest ja ma arvan, see ei pruugi isegi vale olla sellepärast, et luure keskagentuuri sees on siis nii-öelda see Moskva või see Vene osakond ja see on nagu riik riigis, sest kuna tegemist on ääretult sensitiivse teemaga, siis väga vähesi inimesed teavad üldse, mida nad teevad ja ega siis poliitik tuleb, poliitik läheb, neil on pikaajaline agenda ja see pikaajaline agenda on see, et võimalikult palju kahjustada siis Venemaad ja seda nad teevad. Ehk siis, et see oli täielikult ameeriklaste ja inglaste poolt korraldatud operatsioon, kuhu olid kaasatud ka ukrainlased. Kui keegi räägib teistmoodi, siis veel korra, kas ta on täiesti loll või on ta sellest makstud. Ja see ei ole mitte minu arvamus, see on, kes vähegi on sõjaväega ja just luure keskagentuuri enda inimeste. Analüüsid ütlevad ju, et kõik märgid, mis vähegi on, näiteks seda, ukrainlastel pole teadmist, kus need lennukid, kuidas need roteeritakse, sest seda saavad ainult satelliitidelt vaadata ameeriklased. See on fakt. Nii kui ameeriklased täna lõpetaksid ukrainlastele andmast informatsiooni reaalajas, kus on venelaste komandopunktid või nende relvalaod, see rinna oleks juba ammu kokku kukkunud. Sest ukrainlased ei võida seda sõda, võidavad venelased. Ükstaskõik kui palju NATO sinna oma relvi pumpab, ukrainlased seda sõda ei võida. See on fakt. Võite mulle rääkida need analüütikud, mida tahavad, reaalsus on hoopis teine. Ja üsna varsti me saame seda teada, aga vahepeal lihtsalt tapetakse tuhandete kaupa, täiesti süütud inimesi, kes on sinna vahele sõjatud. Veel kord ma tuletan teile meelde, Mitt Romney, kes oli vabariiklaste kandidaat presidendile, see on Mormon sealt Utah osariigist, ju avalikult kiljus ja tundis rõõmu sellega, mõtle, me saame venelasi nõrgestada, neile korredi teha valu ja mitte üks ameeriklane ei sure, las ukrainlased, las nemad surevad. Milline küünilisus ja alatus. Ja see on tänapäeva poliitika ja meie plaksutame sellele kaasa. Ma arvan, et see tuleb meid kunagi hammustama väga valusat tagumikust. Me teeme siit väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, ettevõtja Andrus Suklas. I was kissing Valentino by
no lähme nüüd edasi, järgmine, mis Istanbuli kohtumise tead, see toimus seepärast, et kõik lootsid, et see üks päev tehti neid tuumaobjekte pommitati, et Putin kindlasti ei tule, lööb käega või et siis saab teda süüdistada, ta tuli kohale, andis oma memorandumi üle ja seal kõlas see, et Venemaa on Ukrainast varastanud 3000 last või enam. Tead sellest midagi? Ei, ma ei tean ainult seda, et nemad väidetavalt evakueerisid sõjatsoonist lapsi, see on nii sensitiivne teema, et ma ei tea sellest palju, ma ei taha nagu sõna võtta sellest, et ma tõesti ei tea sellest palju ja vaata, veel korra, mind nagu väga huvitaks see, et võib-olla oleks üks tubli ajaloolane, kes oskab mulle paremini selgitada, nii palju kui mina tean, sa saad ikka aru, et need ukrainlased, kes on nii-öelda Ida-Ukrainas, ehk siis Dneprist ida poole. Mis juhtus 1240? Tuli Džingis Khan, põletas Kiievi maha ja kõik, mis jäi nüüd Dneprist ida poole, jäi nende mongolite võimu olla. No ja seal on hoopis geneetiliselt teine seltskond, kes on siis nagu Lääne-Ukrainas, ehk me teame siis Galiitsiana, eks ju, ja seal on hoopis teised inimesed ja need 200 nad omavahel nagu läbi ei saa, sest et mis nüüd Ukrainas juhtus pärast siis seda nii-öelda oranž revolutsiooni, kui see Juščenko pandi paika, siis ju esimene asi nimetati ju tänavat Bandera järgi ja tuli see nii-öelda see pravi sektor, eks parem sektor sealt Lääne-Ukrainast ja Lääne-Ukraina võttis nagu selle jõu üle. Siis tulid, eks ju, valimised, siis Janukovits võitis selle, siis tulid ameeriklased koos Victoria Newlandi ja selle selle Horovits ei ole ta, aga tule jälle selle, mis vits ta oli, kes siis vahetasid võimu välja, eks ju, või tegid selle režiimivahetuse Ukrainas ja siis sellest ajast saadik on siis seal Madin käinud nii selle siis Ida-Ukraina ja Lääne-Ukraina vahel, eks ju, need on nagu geneetiliselt täiesti erinevad inimesed, nad ei saa omavahel läbi ja sellepärast tundub nagu täiesti absurdne ja arutuse meie nende ekspertide jutt, et Putin võtab kogu Ukraina. No ta Lääne-Ukrainat kohe kindlasti ei taha võtta, sellepärast et ta võtaks omale nagu Ameerikast oli Vietnam, pideva peavalu, sest ega need oma sõjapidamist tema ja tema režiimi vastu ei lõpeta, ehk siis, et iga põõsa tagant saavad venelased tina ja milleks ta seda vaja, neil omalgi peavalu kui palju nende uute oblastitega, mida nad peavad inkorporeerima oma riiki. Ja see sama jutt, et nad tulevad kohe võtavad ära, eks ju, Lääne-Euroopa, on täpselt samasugune absurd. See on absurd, seal ei ole mitte mingit tõetera sees, seal ei ole mitte mingit, mis on see evidence, mingit tõendusmaterjali, mingit ühte käiku ei ole selleks tehtud, et see nii oleks ja see on jällegi, vaata üks asi on see, mis tuleks õppida ameeriklaste käest. Nad läksid oma tohutult suure jõu ja militaar, läksid Afganistani, läksid Iraaki. On nüüd siis midagi välja tulnud? Sa pead ju seda haldama. Nad ei suutnud seda hallata. Ja sama on ju, kujutad see ette, et venelased läks Saksamaale ja hakkas Saksamaad haldama. See on mission impossible, see on võimatu missioon, seda, milleks õhutada seda, ma ei saa aru, see on nagu absurdne. Ja ütleme, meil Eesti suhtes veel, me teeme kõik selleks, et ta tulekski oma kaasmaalasi siin ju aitama. See on nende pretekst või see on nende see, mille nad tuled ja me ise kandikul viime selle võimaluse üle. Ja jällegi, ära unusta seda. Üks päev lepivad Putin ja Trump või kes iganes on seal kokku ja Trump ütleb, et tal on nina verine, ta ei jõua, ta peab Hiinaga tegelema. Tead Putin, nagu öeldi kunagi Stalin, kurat, võta see Baltik, meil ükskõik sellest. Ja nii see läheb. Nii see läheb, Toomas. Jah, kahju. Saksa kantsler Merz on ta vist nii, uus kantsler käis USA-s kohtus Trumpiga, pigistasid seal 10 korda kätt. Merz on siis see mees, kes ütleb, et ta taastab tugeva Saksa armee ja tahab saada siis NATO nagu juhiks või vaimseks juhiks, et milleks NATOl on vaja sellist suurt sõjalist 5% peale sõjalist kulutus, milleks seda suurt sellist sõjakust on vaja, kes teda ohustab, Venemaa või Hiina või millest see asi tuleb või on lihtsalt teatud inimesed tahavad raha varastada, aga sõjast on kõige parem seda teha. No see on mitmetaoline, vaata see nii-öelda anglosakslased on alati olnud nagu meeletud, kohe sõdijad tüübid, eks ju, esimene maailmasõda, teine maailmasõda, kogu aeg käsi rusiks ja kogu aeg peaksid võitlema oma vahel ja vaata jällegi, mis on nüüd Merz, tal on nagu 2 asja, kus töötas ennem Merz?
kui ta sai kantsleriks ja muideks illegaalselt sai kantsleriks, kuna ta ei saanud oma hääli kokku esimeses valimis või selles hääletusvoorus, ehk siis oleks pidanud tegema uued valimised, küll aga jälle leiti ja kellegile maksti, hääletasid, sai teise valimiskorraga, sai siis ta valitud, aga see tähendab seda, et ta on väga õhukesel jääl, ehk seda, ütleme seda jõudu seal ei ole ja Merz, kus ta töötas ennem? Ta töötas firmale, mille nimi on BlackRock. Nii, mis on BlackRock? BlackRock on maailma kõige suurem hedge fund. Siis on Ameerika juutide raha, mida on tohutult palju ja seda pandi hästi palju Ukrainasse, eriti nendesse nii-öelda siis oblastitesse, kus praegu siis on venelased. Ja mis seda tegema? Neid maavarasid ja neid põllumaid ja neid kõik kokku ahnitsema. Täna on siis Merzi ülesanne, mis talle anti sealt, et juutide raha tuleb sealt kuidagi ära päästa. Ja noh, see on üks agenda, mida ta teeb. Teiseks, et vaata, sakslased on ka nüüd elanud selle pärast seda teist maailmasõda, seda nii-öelda, kuidas ma sulle seda ütlen, alaväärsus ja kogu aeg ju neid materdatakse selle eest, mis nad tegid juutidele ja paned tähele, need juudid teevad täpselt neid asju, mis neile tehti täna palestiinlastele, nii et kirjak puskis punikut, kui sa tead, meil oli üks sükka valm. Ja puniksid ta unikut. Just, et siis, aga no, et ja vaata, mis nüüd juhtub selle, kui Merz seal nagu palju nagu laamendab, siis lähevad nagu prantslased närviliseks, sest neil on väiksed seal loorioru ja seal on neid väiksed kanakitkuda ja ärme unusta ka seda, et tänane Poola, kui sa sõidad, noh ma tihti sõidan läbi Lääne-Euroopa, siis kui sa tuled Poola poole, seal on Saksamaalt ja siis ju kõigepealt Poola linn Wroclaw, mis on siis 150 kilomeetrit piirist ja siis ju sakslastel on see Breslau, ei ole Wroclaw ja. Ehk siis, et noh, et miks sa paned nagu Breslau, siis väidetavalt on see Wroclaw, ma arvan, et neil on vägagi tahtmine natuke omale sealt ruumi juurde saada, oma vanasid põlisid alasid tagasi saada, nii et ma arvan, et Euroopa Liit ja NATO ei püsi kaua, see, et nad tõstavad 5% peale oma kaitsekulud on puhtalt see nende oma tegu ja et ameeriklased ei kaitse rohkem, vaata ameeriklastel on jama käes, Hiina kasvab tugevaks ja see on ameeriklastele suur oht, sest nende hegemoonia kaob ära ja Hiina täidab seda tühimikku väga hästi ja nad on väga kavalalt ajavad asju, sest nad ei lähe relvadega, nemad lähevad pigem siukse diplomaatiaga, teeme businessit 50-60, et 64 ja 5, noh vähem sulle, aga nad ka investeerivad, nad panevad oma raha sinna, kus nende suu on. Ja nad ei taha muuta režiime, mis on nagu väga oluline. Nad ütlevad, et see on teie vaheline asi, tea, et oma asju, aga me teeme seda ja seda. Ja hiinlastel on nende populaarsus on nagu väga tõusnud üle maailma ja ameeriklaste oma jälle sellest nagu eriti veel toetades Iisraeli on järjest halvemaks läheb nende image kogu maailmas. Ja nüüd on Euroopa on jäetud nagu omaette ja siis on neil vaja seda tõsta neid sõjakulutusest ameeriklased enam neid ei kaitse. Noh, mis iseenesest ei ole üldse halb mõte, aga probleem on milles? Probleem on selles, et pole ju raha. Kui sa võtad täna, eks ju, tõstad 5% peale, väga hea, tõstad 1% pealt 5% peale, noh, tohutu kasv, eks ju. Nii, mis sa pead tegema? Järelikult teid sa ei ehita, pensioni sa ei maksa, vanade kodudes sul ei ole, arstiabi sul ei ole, kõik see. Ja mis see toob endaga kaasa? See toob endaga kaasa seda, et inimeste rahul olematus kasvab. Mis juhtus Poolas? Poolas olid valimised. Kes võitis? Võitis siis nii-öelda see liberaal või? Ei võitnud, võitis see nii-öelda konservatiiv, kes ütleb, et Poola on poolakate jaoks, me ajame oma asja, meie riik on kõige tähtsam. Mis on Ungaris, mis on Slovakkias ja nii, Prantsusmaa, Macronil pole mitte mingit toetust omalt, ta on selles mõttes nüüd ta käib ja kasvab mööda maailma veel midagi lärmi teha, aga noh, mõttetu, seal läheb selgelt jamaks üsna lähedal. Portugal on juba mängust väljas, nii et noh, et kogus... Rumeenias asjad jäi, muutus midagi? Ei, no oota, seal on, ma just täna, täna rääkisin sõbraga, ta ei ole küll rumeenlane, aga elab Rumeenias ja toimetab seal päris tugevalt, teeb seal igasuguseid tehinguid ja mis on siis Rumeenias, nagu sa tead, võitis siis nii-öelda Rumeenia-meelne kandidaat, kes ütles, et peaks olema rahu, mitte sõda, aga ära unusta seda, et NATO kõige suuremat baasi Euroopas ehitatakse praegu Rumeenias.
mis on Vene piiri lähedal. Ja mis siis juhtus oli... NATO või USA? NATO, USA on, eks ega siis oleme täna ausad, mis on NATO ongi USA, ülejäänud on ju kõik siuksed väiksed vennad ja need kanupoisid, neile öeldakse, mida tehakse, ega siis ameeriklane juhib vägesid, mitte keegi teine. Ja Rumeenias siis oli suur oht, et tulebki äkki Rumeenia-meelne mees. No mis siis juhtus? Lendas kohale Antony Blinken, kes oli siis tolleaegne Ameerika välisminister ja tegi rumeenlastele selgeks, et see mees võita ei tohi. Ja mis siis tehti? Võeti siis nii-öelda see paganama kohus ette ja kohtule tehti selgeks, et nii ja nii, nüüd peab nii olema. Ja siis öeldi, et mingi 200,000 euro eest, see pretekst oli see, et 200,000 eurost olid väidetavalt venelased ostnud mingid online reklaami ja sellepärast siis vend visati välja, keelati tal kandideerida ja pärast seda ju teine mees, kes tuli seal, nii palju mina on aru saanud, ikka räiged võltsimised, et tema üldse võidaks, aga jällegi, vaata Toomas, sa võid seda jõuga mingi aeg teha, nagu meid hoiti Nõukogude Liidus jõuga kokku, see karikas tilgub täis, täna on väga palju rumeenlasi, kellel on rusikas taskus ja kui tuleb mingisugune järjekordne shake-up, siis võetakse see rusikas taskust välja ja on ka Rumeenia läinud. Ehk siis, et ütleme, nende globalisistide võim järjest mureneb ja nad teevad kõik selleks, meeletult võitlevad selle vastu, et seda mitte teha. See on normaalne protsess, eks ju. See nagu Ameerika Ühendriigidki, eks ju, kukub oma raskuse all kokku just sellepärast, et see on üdini korrupeerunud ja üdini militaristlik režiim ja see ei ole jätkusuutlik. Ja ära unusta seda, et neil saab kohe 26 saab 250 aastat täis ja nagu hiinlaste tarkus on öelnud, et iga 220-250 aasta vahel üks dünastia kukub. Mulle ei anna ikkagi rahu, kui sa saate alguses ütlesid, et me oleme tuumasõjast 1 millimeetri kaugusel, et kas sa mõtled selle oma peaga või on sul mingid märgid, et sa võisid niimoodi öelda, siin eetris kõva häälega? See on väga lihtne, jällegi meile meeldib jubedalt rääkida rahvusvahelises õigusest, kui see nagu meile sobib ja mitte siis, kui see meile ei sobi. Ja ÜRO Charta 51. punkt ütleb seda, et igal riigil on õigus nagu kaitsta oma riiklikku terviklikku. Ja mis nüüd ju tehti tegelikult? Ütleme jällegi, keerame asja nagu teistpidi. Kujutad sa ette lugu, et ameeriklaste lennukid seisavadki seal sõjabaasides. North Carolinas, South Carolinas, Missouris on tohutu baas, Dakotas on tohutu baas. Ja nüüd, ütleme, Põhja-Korea ja Hiina ütleksid siis Mehhiko kartellidele, et anname teile relvad, asjad, siin anname teile reaalajas informatsiooni ja minge põrutage neile nüüd droonidega, laske nende lennukid puruks. Mis sa arvad, mis siis juhtub? Tuumasõda. No absoluutselt. Aga millegipärast seltskond inimesi arvab, et nad on nii võimekad, et kui nad teevad seda venelastele, et siis juhtub seda. Venelastel on oma tuumadoktriin ja see on nagu ameeriklastel, nagu igal inglastel on, kuna nad on tuumariik, on prantslastel. Ehk siis, kui mõned asjad juhtuvad, siis see tähendab seda, et see doktriin lastakse käiku. Vähemalt üks luurekeskagentuuri endine analüütik sellest doktriinist vähemalt 2 punkti oli selle rünnakuga täidetud. Ehk siis, et venelastel on iga õigus panna pauk ära tuumarelvadega. Nii miks venelased seda ei tee? Ja veel hull on see, et täna pannakse Putin situatsiooni, kus ta on kivi ja kõva koha vahepeal. Sest inimesed on ju närvis. Ära unusta seda, et meil räägitakse, et Putin on türann ja kõike seda diktaatori, võib-olla on, ma ei ole see mees, aga ma tean ka seda, rääkis venelastega, et nemad on tema selja taga. Palju on sul siin Alar Karise selja taga või Kaja Kallase selja taga või Pevkuri või kellegi selja taga. Hädavaevu saavad oma 20% juurde häältest kokku kui sedagi. Seal on ikka natuke asjad teistmoodi. Milleks seda nagu ignoreerida? Ma ei saa aru, et nagu võistlus käib, kes suudab nagu rohkem nagu halvasti öelda. Vaadake nagu reaalsusele näkku. Täna on nagu reaalsus see, et venkudel on iga õigus ÜRO statuudi järgi anda vastulöök. Ja mis sa arvad, milline see vastulöök siis on, kui minnakse sinu tuuma võimekuse kallale. Mis teil nagu on temperatuur või? Ma ei saa nagu aru, et ja veel kiljuda, et see on kõik jube gift. Ei ole gift. Absoluutselt ei ole gift. See on suur probleem. Veel kord, enne ma ütlesin, ma pelgan, nüüd ma juba natukene kardan. Need hullud teevad veel midagi ja venkul ei jäägi midagi muud üle nagu selle sõjagagi. 2007 Putin ütles, kui te seda jätkate, läheb sõjaks. 2022 või mis see oli? Sõda läks lahti. Täpselt, aga ta ütles nii.
miks Trump helistas kohe Putinile? Ta sai ju väga selgelt püksid sõelusid püülina. Et ega siis selles sõjas võitjaid ei ole. Ja mida on Putin öelnud? Putin on öelnud, ilma Venemaata seda maailma ei eksisteeri. Kui sa nüüd ei saa aru sellest, siis võib-olla ma natuke 2 korda hästi aeglaselt selgitan seda. See tähendab seda, et kui te lähete nokite Venemaaga, katsute tema ära hävitada, mis on teie plaan olnud 97. aastast, siis seda ei juhtu, sest siis tuleb tuumasõda ja mitte kellegi elu. Kas sa seda tahad? Kes on see klikk, kes võtab omale selle õiguse? Mu laste ja lastest otsustada, et neil ei ole õigust elada siin maailmas. Pevkur ja kes see teine oli, keda sa ütlesid, see Tsahkar. Tõesti, te olete alatud inimesed. On teil mingi jõud või? On teil midagigi? Võta püss kätte ja mine näita ette. Mida sa seletad siin mees? Ma ei kujuta ette, mis see vastus saab olema. Vastus saab olema see, et ma arvan, kuna Putin ütles, et Zelenski ja tema režiim on terroristid, siis ma arvan, et need lastakse lihtsalt õhku. Ma arvan, et nii juhtub. See on, veel korra. Mul ei ole mingit tõendusmaterjali või antakse Ukraina kriitilisele taristule selline hoop, millest nad ei toibu. See ei jää vastuseta, sest nii kui Putin jätab selle vastuseta, siis ta oma rahvas sööb ta ära, sest siis ta on nõrk. Saad aru, millist situatsiooni selle briljantse operatsiooniga pandi. Ausalt öeldes, tõesti tahaks öelda, kuradi idioodid. Kas tõesti maailmas olemas inimesi, ma saan aru, kui vanad, et elab 2 päeva, 102 või 3 aasta vana, aga noored mehed seda teevad, mis on, see on selge, et see lõpeb meie jaoks katastroof, kõigi jaoks. Sa võid keldrisse minna 2 meetri sügavale, 20 meetri, ikka sured ära. Ei vaata, see on see sama, et see nii-öelda sina ja mina jääme siin maa peale, eks ju, eliidil on oma need varendid, aga ega kui on tuuma talv, elad 2 aastat kauem, su 2 aasta varud või mis iganes su seal on. Pärast seda on ikka ju, on minek. Ja ma ei saagi aru, et mis siin vaata, mind alati paneb imestama see, meil on need mingi Katri Raik või kes on see mingi teadlane väidetavalt ja veegi kuskil seal ülikoolis on mingid teadlased, kes kogu aeg avaldavad arvamust ja räägivad, kui Venemaa kohe kukub kokku ja küll nad on ikka niuksed ja siuksed, aga vaata need ameeriklased, nemad on jube head, kes on kogu maailmas ka sõjas, ära unusta seda. Nad said jeemenlaste käest. Kas sa oled kuulnud Jeemeni sõjaväest midagi või? Praegu küll ei ole. No just, aga Vene sõjaväest oled kuulnud midagi? Olen. Ja sa lähed ikka nokkima. Sa ei saa isegi huutidest jagu. Ja sa lähed venelastega nokkima. Mis see meile tähendab? Meile tähendab see seda, et meie maa on plats, on puhas. Ja see ei ole küll hea perspektiiv. Ja sellepärast peaks meie järgmise kord, kui on valimised, jumala eest inimesed, ma ei tea, keda valida, ma tõesti ei tea, ma ei pööra võib-olla liiga palju tähelepanu, aga seda kampa mitte mingil juhul, see viib meid ainult sõttena. Kahju, aga ma imestan ka seda, et meil on olemas president, meil on olemas valitsus, meil on olemas Riigikogu ja igas kontrollorganid ja siuksed rumalad inimesed kutsuvad meid ja hästavad sõtta, nemad tahavad ees rendlada. Juba naljaks on see, et ei mõelda, et okei, ütleme niimoodi, ostame siis, mis nad ütlesid, ostavad 400 miljonist droone, ja? Oli vist nii? Oli, jah. Ja. Nii, väga hea, võtame selle ühe fakti. 400 miljonist ostetakse droone. See oleks sama, me oleksime 2005 öelnud, et ostame 400 miljonist arvuteid, paneme nad siis sinna ja võtame siis 10 aasta pärast välja, kui me neid võib vaja minna. Ja. Mis sa arvad, mis see arvuti, mis oli aastal 2005 ja mis arvuti, mis on 2015, et saad ikka aru, et see on ju prügikasti kaup. Sama on ju droonid, droonid ju kogu aeg arenevad, nad kogu aeg täiustuvad, seal on uus tehnoloogia, uued AI tulevad mängu. Ehk siis, kui sa ostad täna 400 miljonist mingi jubina ja paned selle nii-öelda siis riiulisse, siis ma arvan, aasta pärast on see juba rämps, tal ei ole mingit väärtust. Ja okei, jagate seal poole omale komisjonideks ja asjadeks, nagu ikka meil need hanked käivad, ja siis ostate veel neid samusid Himarsse ja ostate veel seda ja teist ja kolmandat. Ma küsin, et kes kurat nendega laskma hakkab? Täna oli vist artikkel, mulle meeldib see tarbijakaitse, mitte tarbijakaitse, mis selle Peeter Raudsepp on nutikas vend on, kirjutas artikli, ja mida ma ise näen hästi palju elades võõrrahvas, et järjest rohkem inimesi tuleb ära, nad elavad ennem Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal, kui nad elavad Eestis. Ja tavaliselt tuleb ära
see inimene, kes on, ütleme, keskmisest nutikam, kes on keskmisest ettevõtlikum, kellega te nagu siis nagu seda riiki ehitate või kellega te nagu neid venelasi laskma hakkate, noh. Et ennem kui sa raiskad tohutuid rahasid relvastusele, sa võid tekitada oma inimestes elastustaseme, et nad tahavad ja erul korraldused tahavad seda riiki kaitsta. Mina küll ei tahtnud ma Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kaitsta, ma ei saanud aru sellest. Ja sunniti, eks ju mäletad, Vene sõjaväkke minema ja Pärnu linnas oli 3 sõjaosa punakotkat, nemad kaitsevad meid, täna on meil seal kuskil Tapal ja ma ei tea, kus kuradi ameeriklased ja inglased ja nüüd nemad väidetavalt kaitsevad meid. Ja ma tahan veel sulle öelda ühte asja, ma olen 99,9% kindel, et meie need sahknad ja pehkurid ja kes iganes väidavad, et nad on siis nii-öelda meil siin võimul ja nad isegi ei tea, mis seal toimub. Mida toimetavad Luure Keskagentuur ja MI6 toimetavad ilma nende teadmata meie Eesti pinnal. Ja see tekitab minus hirmu, sest venelased teavad väga hästi, ära seda unusta. Mulle väga sümpatiseeris Musk, mis ta eesnimi oli? Elon Musk. Elon. Ja, et neil olid väga head suhted siis presidendiga ja eile ütlesid, pöörasid tülli. Kas neid taheti tülli või mille peal nad tülli läksid? No vaata, see Trump tegi jälle siis Big Beautiful, see nii-öelda, kuidas tema makse vähendab ja kõike seda ja tariife paneb ja noh, Musk saab ju selgelt aru, et kõik see protektionism ei mõju teebs mitte hästi mitte ühelegi majandusele. Ja kas sa mäletad seda, kui siis Lindsey Graham ja Richard Blumenthal, 2 senaatorit, üks on siis demokraat, teine on see Blumenthal on demokraat ja Granham on vabariiklane, käisid just ennem seda lahingut või seda nii-öelda rünnakut seal Kiievis ja rääkisid, kuidas nemad on ikka Ukraina taga ja nad ei jäta Ukrainat ja kõik antakse ja kõik ainult andke venelastele. Ja siis nüüd on väga palju Ameerikas siuksed hääli, kes ütlevad, et need vennad tuleb seduction, noh, see on nagu vastuhaku ja reetmise eest üldse pass ära võtta ja vangi panna. Et Trumpi poliitika on nagu see, et sõda ei tuleks ja nemad teevad kõik seda, et sõda tuleks, et Ameerika inimesed ei valinud sõda, vaid valisid rahu ja nemad saboteerivad seda ja iga hinnaga tahavad saada nagu sõda, nii et sealt on väga huvitav areng, et kuidas see nagu lõpeb, sest nagu ma sulle ütlesin juba ennem, et Trump on 2 korda lolliks tehtud, siis kui ta see alles pärast teada, et Putinit väidetavad, et ta sai teada, et Putini kopterit rünnati ja teiseks, kui nüüd nende strateegilised pommitajad osa nendest vähemalt puruks lasti. Ehk siis, et see on ju selgelt sõja kuulutamine. Et väga loll. Ja kui keegi siin, sa väidad, et eestlased siin tundsid rõõmu, ütlesid, kui kõvad mehed ikka ukrainlased on. Pühapa õhtu tundsid Ukraina stuudios. Vaat ma jumal tänatud ei vaata seda saadet. Ehk siis, et see on nii loll jutt, et kas nad on tõesti nii rumalad, nad räägivad seda või on siis see narratiiv neile ette antud, mida nad peavad rääkima. Aga noh, ütleme, et ukrainlased selle operatsiooni läbi viisid. Ukrainas, sa tead, on 20 Luure Keskagentuuri baasi. 20. Kõige hullemal ajal sõjal oli 16 Euroopas ja nüüd on ainult Ukrainas 20. Ja seda ei räägi mitte mina, vaid seda räägib Luure Keskagentuuri enda töötaja. et noh, mine võta kinni. No me saime sinuga ühelt härrasmehelt, Eesti eest muretselt härrasmehelt ühe informatsiooni, et ka ta nüüd kindlasti kuulab meie saadet, et kas me täna seda käsitleme või jätame selle järgmis korraks. Sa saatsid mulle selle lingi, aga see link näitas mulle Iisraeli kohta, et kui see gentleman tõesti tahab nagu Iisraeli ja setab järgmise. Ja siis me saame sellest pikalt rääkida, aga see kuidagi, kas see oli vigane link või mulle ta tõi ette selle situatsiooni, mis on nagu Lähis-Idas. Ja, mis iseenesest on ääretult selline turbulentne ja noh, vaata jällegi, Toomas, meie omadele meeldib hirmsalt rääkida rahvusest õigusest ja kõigest muust sellisest. Ja ma ei kuule või noh, võib-olla ma ei ole piisavalt tähelepanu pööranud, kas sina oled, ma küsin nüüd sinu käest, kuigi sina oled saate autor ja juht, et kas sa oled kuulnud, et meie nii-öelda siis valitsuses kas president või peaminister või välisminister oleks siis öelnud, et see, mis Gazas toimub, et on sõjakuritegu pehmelt öeldes ja reaalselt genotsiid
et kas me oleme seda hukka mõistnud või nõudnud, võtnud vastutusele kedagi või on midagi sihukest olnud, oled sa kuulnud midagi? Ei ole absoluutselt, kuigi ütleme, et uudistest on küll öeldud, et on inimsurma saanud, aga ütleme valitsuse liikmete ja Riigikogu liikmete, võib-olla Varro Vooglaid on ainukene siis, kes on seda teemat käsitlenud, aga ülejäänud on lihtsalt maha vaikinud, nagu poleks olemaski. No, võt, ja see on halatu, seda jälle tuletatakse meile ükskord meelde, lihtsalt, et sa nagu tead jah, et nüüd oli blokaad seal, inimesed on näljas, nende kodud on maa tasa pommitatud ja kõik on see nagu väidetav see, et nemad võitlevad Hamasiga, et Hamas on ikka üks ütlemata paha organisatsioon, ja et nemad on õilsad ja ausad, aga vaat need kuramuse Hamas, jällegi tuletame meelde seda, et Hamas on vabadusvõitlejate organisatsioon, see on ideoloogia, ükskõik kui palju sa neid ära tapad, nende asemele tulevad uued ja jätkavad seda sama võitlust, mida nad on teinud 78 aastat. Ehk siis, et see on nagu lootusetu ettevõtmine nendest jagu saada samal ajal, aga reaalselt korraldatakse genotsiidi ja tahetakse 2,3 miljonit inimest lihtsalt minema küüditada aastal 2025, jah just. Ja mitte ainult see, aga ka seda, et see West Bank ehk siis lääne kallas jälle anti vist 22 uuele juudi asundusele roheline tuli, et ehk siis, et kujutad sa ette, et sina elad või ütleme siin Põlva, inimesed elavad Põlvas ja järsku tulevad üle piiri, ma ei tea, sealt kas iganes, soomlased, rootslased, venelased ja ütlevad, et teie kaotasid minema, meie hakkame siia ehitama oma riiki. Ja lihtsalt viskavad teid kodust välja, ajavad teid minema, panevad teie põlispuud põlema, soolatavad teie põllud ära ja siis ütlevad kaduge minema. Kuidas sa nagu sellesse suhtud? Võitlematu pasuda. No just, ja mida nad siis teevad, täpselt seda nad ju teevad. Ehk siis, et nagu raske neile nagu midagi ette heitena. Et ja see on nagu jällegi siuke naeruväärne, et meil räägitakse siin rahvusest õigusest ja meie oleme õiguse poolel ja kõik on suur jama, Toomas, see kõik on suur jama. Ja Eesti võiks olla selles situatsioonis nagu respekteeritud ja väärikas, kui ta ajaks oma riiklik poliitikat, nagu me teame, nii Šveits on tal on sõjavägi, aga on teda kuidagi rünnatud. Kas Liechtensteinil on ka sõjavägi? Ei, Liechtensteinil see on lihtsalt see Herzogi riik, aga seal on 30 000 inimest. No jah, aga ütleme ka mitte see, aga see, mis on see teine, see väike seal, Liechtenstein on seal selle Šveitsi kõrval, aga see, kus see Junkers pärit oli, see väike see Herzogi riik, see oli see teine, nagu peast võetud, kus endine Euroopa Liidu juht, see Junkers oli pärit Luksemburg. Luksemburg on sama, et kõige kõrgem elatustase ja me võiksime olla, Eesti ka võiks olla kõrge elatustasega riik, täna me oleme siis ütleme kõige kallim ja jällegi räägid mulle siin sanktsioonidest, vaata mis sanktsioonid on teinud meie omale riigile, kui meie välisministeeriumi keegi tütarlaps lihtsalt rääkis, kuidas nemad põhimõtteliselt ei tegele Vene väetise transiidiga, Vene nende inimestega, põhimõtteliselt tegele leedukad ei ole selliseid põhimõtteid, mis oleks oma riigi vastu ja samas nad teevad rahulikult koostööd Iisraeli, mis teeb 10 kordi suuremaid sigadusi, kui venelased iial teevad ja saavad pisesid nii-öelda ameeriklastega, kes on ka nii palju rahvusvaheliselt seadusi rikkunud ja see on kuidagi okei, aga vaat kurat, venelastega, mis on meie naaber ja meie kõrval, kus oleks meil mingidki võimalused, vaat me ei tee põhimõtteliselt, aga oma palka tahab ta saada küll nende samade ettevõtjate ja tööinimiste taskust, kes talle siis nagu, kes selle esimese ringi maksumaksjad on, millest talle üldse palka maksad, et ta saab sealt makse maksta. Vaat inimesed peavad nagu selgeks tegema, kust nagu raha tuleb, ei tule seina seest ja nagu seltsimees Ligi ju arvab, et temale ongi, et tee tassiga raha kokku, küll tema teab, kuidas seda kulutada. Ja see ju viimased need aastad, mis nad on võimul olnud, see ju näitab ju selgelt ära, kala hakkab ikka mädanema peast. Võimetud on nad, võimetud, Toomas, nad on võimetud riiki juhtima ja nüüd on siis vaja tähelepanu pöörata sellele, et lööme trummi ja räägime sõjast. Omal pole armeeti, palju meil on armees?
või palju meil on üldse midagi, noh, sa ütlesid küünemust. 44 000. Eestis 44 000. No nii Pevkur teatas. Teatas, noh ja palju Venemaal, praegu on 1,5 miljonit ilma mobilatsiooni tegemata. Ja veel korra, et see, kes arvab, et ameeriklased või inglased tulevad siia meie ees surema, unustage ära, ei tule, ehk siis, et see 44 000 peavad siis selle 1,5 miljoniga hakkama saama, nagu Pevkuri jutu järgi. No nii, saateaeg hakkab otsa saama ja võtame siis selle teema kokku, et kahju, et kogu meedia nii kirjutav kui näitav on sõja õhutav ja inimesi hirmutav, et võib-olla sina, kes oled nii palju mujal maailmas ringi käinud, et mis nõu sa nendele meie raadiokuulajatele ja pärast ka YouTube'i vaatajatele ütled? Ega minu arust tuleb jääda alati ja oma seisukohad välja öelda ja kui nüüd valimised tulevad, siis mitte mingil juhul kogu seda kampa, kes meid on sinnamaale viinud, valida. Ma ei tea alternatiivi, vabandust, ma ei saa propagandat teha kellegi jaoks, sest ma ei tea piisavalt sellest, aga no nii see ja julgeid inimesi, kes julgesid püsti tõusta ja öelda, et oot, nii ei lähe. Ja panna vastutama neid inimesi, kes sellist juttu räägivad ja kes selliseid otsuseid teevad. Et neid tuleb vastutama panna. Mina leian seda. Siia on ju mitte keegi, igasugused sigadused, mis kokku keerati, mitte keegi vastutajana. Ja see on nagu, mis ma arvan, et ja inimesed jääda ise endaks ja mõelda, mitte uskuda seda, mis sul sealt ERR kirjutab, sest see on puhas suht kehva propaganda, oleks ta siis siuke, et sa tuleksid rõõmu sellest, see on valesid täis, misinformatsiooni, valeinformatsiooni, täiesti labane propaganda. Ja ka inimesed peaksid vaatama alternatiivi ja mõtlema, et kuidas sellesse suhestusta. See on, ega ma ei usu ühtegi, ma ei vaata ühtegi Vene kanalit, sest ma ei usalda neid. Tõesti, nemad ajavad oma asja. Küll aga, mida ma vaatan, on endised Luure Keskagentuuri analüütikud, endised relvainspektorid, need, kes on olnud reaalselt, kellel on military, näiteks John Mersheimer, professor Chicago ülikoolist, ta on ise lõpetanud West Point, ehk ta on sõjaväelase taustaga ja tema selgus on see, et palju sa pommitad neid Vene lennukeid või lase neid õhku. Reaalsest, mis toimub rindel, on see, et ukrainlased kaotavad seda sõda. Ja keegi ei räägi ju sellest, kuidas tänava peal võetakse noori kinni, visatakse kongi autosse ja saadetakse rindele. Mis sa arvad, mis selle mehe väärtus seal rindel on, kes on vägivaldselt kongi visatud ja sinna viidud. Ja pärast seda rünnakut, ma ütlen sulle, venelased tõmbavad särgi puruks ja tahavad minna sõtta. Tahavad sellest kätte maksta. Mida te teete, üldse seda vene hinge ei tunne? Venel võib olla normaalne, ära sülita talle näkku. Sa saad normaalselt läbi, tõmbadki joone, ütled, näed, siin on meie joon, siin on sinu joon, sina oma asju, me oma asju, teeme koostööd. Eks ju, kui sa tuled meie õue peale, väga õieti, need, kes siin palju mölisevad, taugu otsas kinni, üle piiri, mine sinna, ei ole sul siin asja, see on meie maa, meie otsustame asja. Aga Pevkur ei saa ju seda öelda, sest ta ei otsusta Eestist, ta ajab ameeriklaste asju, ta ajab kuradi juutide asju, ta ei aja Eesti asja. Ei saa saakna seda öelda, sina ja mina saame öelda. Ma olen venestele, käin pidevalt suhtlen nende, ütlen, saad aru, asja, ela sina oma riigis, mina olen oma riigis, mina tulen sinule külla, respekteerin sind, sina tuled minule külla, respekteerid mind. Kui seda ei juhtu, kas me läheme tülli, me ei suhtu üksteisega või kui sa tuled liiga mulle lähedale, siis lihtsalt pead arvestama, saad tinana, nii lihtne see ongi. Ja seda venelane saab aru. Ja kui sa oled väärikas, sa ei augu ega klähvi, ega tee tema selja taga sigadusi. Ta respekteerib seda, vähemalt ma saan öelda, et see nii on. Aga ega neid usaldada lõpuni, absoluutselt mitte. Saad kedagi väga usaldada. Aitäh teile, head raadiokuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade ja suured tänud sulle, Andrus Sukles, et sa tavalise ärimehena veits nii palju vaeva näha ja informatsiooni koguda, mida siis meie kuulajaskonnale ja vaataskonnale jagada. Ega ma ütlen sulle, see on ainult oma huvides, ma ei pööranud selle geopoliitikale tähelepanu, ma sain kohe karistada, et väga valusalt, ehk siis, et tuleb aru saada, mis toimub ja miks midagi toimub, nii et see on see huvi, miks ma olen sellele nüüd viimaste aastate jooksul hakanud erilist tähelepanu pöörama. Aitäh sulle! Aitäh!